Nii, tere tulemast siis Tallinna majanduskooli nii-öelda uued potentsiaalsed õpilased, kes on siis huvitatud õppimaks kvaliteedi spetsialisti erialal. Enne kui räägime üldse sellest kvaliteedispetsialisti erialast, võib-olla paari sõnaga ka Tallinna majanduskoolist. Et pika ajalooga kool, oleme siis alustanud oma tegutsemist juba aastal 1906 ja selle aja jooksul on tõesti sellel koolil olnud väga palju erinevaid nimetusi, käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool. Ja läbi ajaloo on siis pakutud siin nii kutse kui ka kõrgharidust ja alates järgmisest aastast lisandub ka siis nii-öelda põhikooli järgne õpe, aga keskelt läbi on meil koolis kusagil 1800 õppijat ja ikka suurel hulgal vilistlasi ning oma 240 töötajat, kellest siis 200 õpetajat on siis õpetajatena meil koosseisus. Ning kuna õpilased tulevad meile õppima siis nii-öelda täiskasvanu eas, siis nad tegelikult enamasti on juba tegevad töötamaks mingites konkreetsetes ettevõtetes ja tavaliselt õpilased siis ka oma praktikaid, mis koolis on õppekava seest läbimisel ette nähtud, sooritavad nad praktikat siis enda töökohtadel ja sellest tulenevalt ka selline praktikakohtade või partnerite arv. Ning meil on koolis 16 siis erinevat taseme õppekava ja on olemas ka erinevaid tasulisi täiendkoolitusi, on olemas ka täiendkoolitusi, mis on toetatud Euroopa Sotsiaalabifondi poolt ja oleme hästi seotud ka siis nii-öelda töömaailmaga, kuna kõik need õppekavad, mida me siin koolis õpetame, vahet siis ei ole, kas ta on tasemeõppekava või on ta täiendkoolitused, on nad siis tegelikult välja töötatud koostöös siis töömaailma esindajatega ja väga täpne juba informatsioon meie kooli ja tegutsemiste kohta on siis meie enda kooli kodulehekülje peal. Aga kuna täna me siin peaasjalikult räägime juttu vastuvõtust sel õppeaastal, siis nagu te näete, siin on slaidi nurgas üks QR-kood ja kui te selle siis endale kusagile läbi nutiseadme sisse skännite, siis teil on võimalik otse liikuda siis juba Tallinna majanduskooli vastuvõtu eeskirjale. Ning käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool on Eesti suurim kutsekool, kus on siis võimalik õppida 5. taseme siis kutseõpet. Eelduseks, et 5. tasemel õppima saada, peab olema vähemalt siis keskharidus, oskama siis eesti keelt ja inglise keele oskus vähemalt siis tasemel A2. Ja nii nagu eelpool sai ka mainitud, on meil väga tihe koostöö töömaailmaga, siis sellest tulenevalt ka meie poolt pakutav kutseharidus on tööturu vajadustega hästi tihedalt arvestav. Kooli õppijatest sai juba räägitud ja kui vast veel lisada, siis nii palju, et vilistlaste erialane tööhõive on seal 90% ulatuses ja õpetajad, kes meil siis kooli erinevatel õppekavadel kaasatud on siis kõik nii-öelda nagu enda eriala valdkonna spetsialistid, nad tulevad tööturult ja sellest tulenevalt ka need nii teoreetilised kui praktilised oskused on hästi seotud sellega, mida tööturg käesoleval hetkel ka vajab. Siin näitlikustamiseks siis see, et peale ärindusõppetooli, kus siis mina olen tegev, on ka olemas veel 2 õppetooli, siis administratiivtöö õppetool ja turunduse õppetool ning siin on siis näha
milliseid õppekavasid, milliseid erialasid on võimalik siis Tallinna Majanduskoolis õppida. Liikudes edasi siis kvaliteedispetsialisti õppekava juurde, siis kohe võib öelda ära, et see õppekava on tuginenud ja tugineb ka käesoleval hetkel kutsestandardile ja selle kutsestandardi alusel on välja töötatud nii õppekava kui ka siis rakenduskava ning vastavad dokumendid on siis leitavad kas siis Kutsekoja kodulehelt kutsestandardi näol või siis õppekava ja rakenduskava juba nii-öelda navigeerides Tallinna Majanduskooli kodulehel erialade rubriigis on nad kõik kenasti leitavad ja sisseastujatele siis nii-öelda loetavad. Mida ütleme siis kvaliteedispetsialisti nii-öelda õppekava nagu endast eeldab, kui see kunagi kokku pandi, et milliseid oskusi ja teadmisi ta siis õpilasele nii-öelda juurde annab, et siis tööturul olla siis nii-öelda edukas ja oma tööülesannetega hästi hakkama saada, on siis see, et kõigepealt tehes meeskonnatööd saab siis kvaliteedispetsialist teadmised, kuidas olla üldse nii-öelda oma töös jätkusuutlik, kuidas toimida kliendi kvaliteedi nii-öelda nõudmiste raames, kuidas nendele nõudmistele vastu tulla, kuidas neid kvaliteedi nõudmisi erinevates siis nii-öelda tahkudes lahata, kuidas siis olla kasulik oma siis nii-öelda koostööpartneritele ja loomulikult siis eeldab seda, et tegutseda tuleb siis vastavalt siis oma volituste piires, mis siis nii-öelda kvaliteedijuhtimissüsteem igapäevaselt konkreetses ettevõttes siis ette näeb. Ning suhtlemine, nagu me juba rääkisime, on siis väga erineval tasandil, kas ta on siis juhtkonnaga nii-öelda alt ülespoole või siis samal tasandil suheldes siis teiste nii-öelda näiteks osakondadega või inimestega, kes täidavad teisi nii-öelda tööülesandeid antud organisatsioonis või siis loomulikult suhtlemine klientidega ja näiteks tarnijatega ja teiste huvipooltega, kellele me siis kas pakume mingit teenust või siis toodet, et kindlasti oluline teema. Ja kindlasti see kvaliteedi juhtimise nii-öelda süsteem ja ülesanded ja nende täitmine on oluline kõikides organisatsioonides ja siin ei olene, tähendab sellest, et kui suur see organisatsioon on. Ja kui ettevõte ei ole nii suur, et seal oleks eraldi loodud ametikoht näiteks kvaliteedispetsialisti jaoks, siis neid ülesandeid täidab ka siis väga vabalt täita tegevjuht või siis tegevjuhi poolt määratud isik. Siin slaidil on ära toodud kvaliteedispetsialisti õppekava selline struktuur ülesehitus ehk siis millest ta koosneb. Üldine õppekava maht on siis kokku, on põhiõpingute raames 102 EKAPit, millele lisanduvad siis valikõpingud ehk 18 EKAPit ning kokkuvõtvalt on siis 120 EKAPit, mida 2 õppeaasta jooksul läbida tuleb ja sealhulgas on siis ka nii-öelda praktika ehk siis konkreetses praktika ettevõttes, mille siis õpilane leiab endale ise. Aga lühidalt on kirja pandud siin siis moodulid, mida selle 2 õppeaasta jooksul läbida tuleb, olgu ta siis nii-öelda õpitee või siis töö muutuvas keskkonnas, mis tegelikult on kohustuslik moodul kõikides õppekavades ja sellele järgnevalt juba siis spetsiifilised moodulid, olgu ta siis kvaliteedisüsteemi haldamine või siis kvaliteedisüsteemi ohjamine erinevates organisatsioonides või siis tegelemine muudatuste projektidega
kuidas koguda andmeid, analüüsida neid ja siis kommunikatsiooni pool. Et läbi nende siis 5 erineva mooduli saavutatakse siis need õpiväljundid ja kompetentsid, et oma tööalal siis kenasti hakkama saada. Ning õppetegevus on siis, toimub sessioonõppes, valdavalt on see kontaktõppe vormis, kuid loomulikult on võimalik teha ka õpet e-formaadis, e-õppena või siis ka veebiõppena nii-öelda. See sõltub juba siis õpetaja poolt kehtestatud nii-öelda õppe läbiviimise korrast. Nii nagu öeldud sai, on õppetöö siis koosneb ju tegelikult 2 osast, on teoreetiline õppe koolis ja siis praktika ja praktikat siis sooritatakse nii esimesel õppeaastal kui ka siis teisel õppeaastal ning praktika koha leiab siis iga õpilane endale ise. Ja nüüd siis juba täpsemalt vastuvõtust, et selleks, et kooli sisse astuda, tuleb siis täita õppeinfosüsteemis SAIS avaldus, mida saab siis teha ajavahemikus 19. mai kuni 20 juuni ja korraga saab siis kandideerida tegelikult 2 tasemeõppekavale siis korraga, tuleb lihtsalt ära märkida, kumb on prioriteet 1 ja kumb on prioriteet 2. Ja selleks, et siis õppima tulla 5. tasemel on vaja keskharidust, mida siis tõendab kas siis kutse keskhariduse või siis gümnaasiumi lõputunnistus. Ning kui tulla õppima jätkuõppe erialale, siis selleks on vaja 5. taseme, ütleme siis lõputunnistust või siis vastavate kompetentside olemasolu, aga kindlasti siinkohal soovitan seda nii-öelda täpsemat reeglistikku vaadata siis juba kooli kodulehel oleval vastuvõtu eeskirjast. Ning sel aastal siis vastuvõtukatse koosneb siis valikvastustega testist, selle testi tegemine toimub siis Tallinna majanduskoolis erinevatel siis kuupäevadel, nagu siin päises on ka märgitud, et vastuvõtutestid on 28. juunist kuni siis 31. juunini ja kui te olete oma testid ära teinud, siis moodustatakse ka vastavalt siis kandidaatidele pingerealine järjestus ning vastavalt siis sellele pingereale toimub siis nii-öelda uute õpilaste vastuvõtt. Ning veel siis vastuvõtust nii palju, et üldistest tingimustest, hariduslikust nõudmistest me juba rääkisime, siis räägime ka natukene piiravatest tingimustest, mis ei võimalda õppida tasuta, on see, et kui te olete juhuslikult juba nii-öelda vastu võetud kas mingisuguse kutseõppeasutuse või siis kõrgkooli olete immatrikuleeritud juba nii-öelda tasuta õppele, siis teise kooli enam nagu võimalik kandideerida ei ole. Või siis, kui eelnevast näiteks kõrghariduse omandamisest on möödas vähem kui 10 aastat, siis on ka õppetegevus tasuline ning kui te olete eelnevalt õppinud näiteks kutsehariduses ja see eelnev periood on vähem kui 5 aastat, siis on ka õppimine tasuta. Ning viimaseks nii-öelda piiravaks tingimuseks on see, et kui te ei ole just olnud väga hoolas õppija ja näiteks olete 2 korral astunud kutseõppe, näiteks 5. tasemele 5. taseme õppesse, siis ja olete selle katkestanud ja viimasest katkestamisest on möödas vähem kui 5 aastat, ka sellisel juhul ei ole võimalik tasuta koolis õppida. Aga täpsem info siis kooli kodulehelt, et tutvuge siis nende
nende võimalustega. Ning järgneval lehel siis on ära toodud erinevad sotsiaalmeediakontod, kus siis Tallinna Majanduskooli informatsiooni hankida on võimalik ning suur tänu teile kuulamast ja kohtumiseni siis juba Tallinna Majanduskoolis vastuvõtutestidel ja siis juba õpingutel. Aitäh teile!